Trump kaotas kannatuse Iraani suhtes pärast seda, kui Iraani islamirevolutsiooniline kaardivägi avas tule Iraagis asuvate USA-ga seotud baaside pihta. Ta nägi, kuidas drooni Patriot-süsteemi ees läbi kukkusid ja üritas samal ajal mitmel rindel kaost külvata. Sellel teisipäeval, 2026. aasta 9. juunil muutus kriis Lähis-Idas veelgi tõsisemaks, sest Teheran ei rünnanud ainult Iisraeli. Iraani režiim käivitas oma survevõrgustiku Iraagis, õhutas kurdi piirkondi, mille kahju ulatus pole veel teada, ning lasi Ghanil rääkida uuest vastupanuvööst, Hormuzi väinast Punase mereni. Surus hutisid lõuna poolt Iisraeli vastu ja hoidis liitlasi põhja poolt survet avaldamas, samal ajal kui Iisraeli kaitsesüsteemid sulgesid taeva, et kaitsta tsiviilisikuid. Samal ajal kadus revolutsioonilise kaardiväe juht pärast oodatud kõnet kaardilt. Režiim püüdis iga kokkuleppe nurjata, nõudes tuumašantaaži käigus miljardeid dollareid. Poola paljastas Iraanist pärit heroiinilasti ja nagu räägitakse, murdis vaikuse, süüdistades Islamivabariiki omaenda Iraani rahva röövimises, et toetada terrorit, sõda ja ebastabiilsust. Mida Trump nüüd teeb? Miks Iraan panuseid nii kõrgele tõstis? Kuidas võib see murdumine viia palju karmima vastuseni? Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Islami revolutsiooniline kaardivägi avas uue pingete rinde, sihtides Ameerika positsioone Iraagis. Rahvusvahelises meedias levivate teadete kohaselt hõlmas see rünnak droonide ja rakettide kasutamist USA kohalolekuga baaside suunas. Samal ajal, kui kaitsesüsteemid, sealhulgas Patriot-patareid, aktiveeriti ohu tõkestamiseks. Keskne küsimus pole ainult terrorism, mitte ainult rünnak ise. Keskne küsimus on sõnum. Teheran püüdis näidata, et suudab endiselt Washingtonile peavalu valmistada, isegi pärast nädalaid kestnud blokaadi, sõjalist survet ja majanduslikku kurnamist. Trump ei langenud lõksu ega reageerinud hetke emotsioonile. Ameerika strateegia oli hoiduda kohesest reageerimisest, vältida, et Iraan saaks sõjatempot dikteerida ning hoida survet seal, kus see kõige rohkem haiget teeb, blokaadis, karmis diplomaatias ja isoleerimise ähvarduses. Just seal muutub kriis Iraani režiimi jaoks tõsisemaks. Kui Teheran ründab või ähvardab Ameerika positsioone, üritab ta režiimi sees näidata jõudu. Aga kui rünnak tõrjutakse ja see ei muuda olukorda, jääb alles kalkuleeritud meeleheite, mitte tegeliku jõukuvand. Iraak on taas sattunud sellele ohtlikule mänguväljakule, sest seal asuvad Ameerika kohaloleku jaoks tundlikud punktid ja see asub ka Iraani mõjusfääri keskmes. Revolutsiooni kaardivägi kasutab Iraagi territooriumi, liitlasrühmitusi ja piirkondlikke marsruute surve suurendamiseks, ilma et nad alati peaksid kandma otsese sõja täielikku hinda. See on režiimi vana taktika. Provotseerida järk-järgult, kasutada liitlasi, lükata süü teistele ja testida, kui kaugele Ameerika Ühendriigid on valmis minema. Aga nüüd on Donald Trump juba selgelt öelnud, et ta ei kavatse anda kriisikontrolli Teheranile üle. Samal ajal ründasid Iisraeli nii põhjast kui lõunast. Põhjast on pinged seotud Hezbollahga seotud piirkondadega Liibanonis. Lõunast üritasid Jeemeni Huthid taas Iisraeli rünnata, tuverdades arusaama piirkondlikust piiramisest, mille on loonud Iraani-meelsed jõud. Iisraeli kaitsesüsteemid aktiveeriti ning droonide ja rakettide hoiatuste keskel registreeriti ka tõrjeid. Teherani eesmärk on lihtne, piirata Iisraeli mitmelt rindelt, väsitada õhutõrjet, külvata tsiviilelanikkonnas hirmu ja sundida Donald Trumpi valima kas suurema sõja või halva kokkuleppe vahel. Donald Trump sekkus sellesse pingete kasvu, esitades avaliku palve, et Iisrael ja Iraan lõpetaksid tulistamise. See avaldus tuli pärast uusi rünnakute vahetusi ja pärast seda, kui relvarahu hakkas kõikuma. Benjamin Netanyahu nõustus praegu Iraani vastu tule tagasi hoidma, kuid jätkas surve avaldamist Liibanonis asuvatele Hezbollahaga seotud ohtudele. See erinevus on oluline. Trump tahab takistada suuremat sõda Iraaniga, kuid Iisrael ei taha lubada, et Hezbollah kasutab relvarahu kilbina, et piiril ümber organiseeruda. Viimastes läbirääkimistes nõudis Iraan taas miljardeid dollareid mis tahes kokkuleppeni jõudmise osana. Tegelikult tahab režiim pärast ründamist, ähvardamist, relvastatud liitlaste rahastamist ja tuumaprogrammi survevahendina hoidmist saada tasu.
Donald Trump ei saa seda mudelit aksepteerida ilma tohutut võitu revolutsioonikaardi väele andmata. Kui Washington vabastab raha ja vähendab survet pärast rünnakut baasi vastu, raketirünnakut Iisraeli vastu ja ähvardusi Hormuzi väinas, oleks sõnum Teheranile selge. Provotseeri veel, sest tasu tuleb pärast seda. Seetõttu püüab Valge Maja hoida blokaadi ja suruda režiimi raske valiku ette. Kas Teheran tõmbub tõesti tagasi või jätkab raha, mõju ja sõjalise võimekuse kaotamist? Ismail Gani, kes on seotud revolutsiooni kaardiväe struktuuriga, sõnavõtt pani samuti häirekella tööle. Ta rääkis vastupanuvööst, mis ulatuks Hormuzi väinast kuni Bab al-Mandabini, läbides Pärsia lahe ja Punase mere. Lihtsas keeles öeldes tahab režiim müüa ideed piirkondlikust võrgustikust, mis suudab samaaegselt ohustada energiat, kaubandust, Iisraeli ja lääne baase. See kõne on mõeldud liitlaste julgustamiseks ja vastaste hirmutamiseks, kuid näitab ka, kui palju Iraan panustab relvarühmitustele ja relvastatud gruppidele. Teherani probleem on see, et paljud neist rünnakutest ei andnud lubatud tulemust. Droonid tulistati alla, raketid peeti kinni ja surveavaldused lõppesid ilma suurema sõjalise mõjuta. See ei tee olukorda rahulikuks, sest piisab vaid ühest veast, et tappa ameeriklasi, iisraellasi või teiste riikide tsiviilisikuid ja viia kriisi palju karmima vastuseni. Aga see näitab, et režiim kulutab kalleid ressursse piiratud tulemuse saavutamiseks just ajal, mil ta kannatab blokaadi, sanktsioonide ja tulude vähenemise all. Iraagis on teated rünnakutest kurdi aladel ja Erbili läheduses samuti suurendanud muret. Kahju ulatus on osa levivatest teadetest veel ebaselge, kuid juba ainuüksi see, et lõhkeainetega droonid peatati Erbili lähedal, näitab, kui haavatav see piirkond on. Iraani režiim teab, et Põhja-Iraak on tundlik piirkond, teab, et seal on Ameerika huvid ja teab, et iga rünnak seal võib saata Washingtonile sõnumi, ilma et see otseselt Ameerika Ühendriikide territooriumi tabaks. Teine tähelepanuväärne punkt oli see, et revolutsioonilise kaardiväega seotud juhi oodatud avalik sõnavõtt jäi ära. Avaldust oodati, kuid see ei ilmunud ettenähtud ajal, mis suurendas spekulatsioone sisemise surve, julgeolekuriski või Iraani juhtkonna korralageduse üle. Režiimis, mis elab propagandast, muutub iga selline puudumine kahtluste kütuseks. Kui võimuaparaat peab jõudu näitama ja tähtis tegelane lavalt kaob, siis annab ka vaikus märku nõrkusest. Kriis sai veelgi tõsisema mõõtme väljaspool sõjaväelist valdkonda. Poola võimud teatasid umbes 1 tonni Iraanist pärit heroiini konfiskeerimisest, mis oli peidetud dekoratiivsete telliste koormasse. Operatsiooni käsitleti kui üht suurimat omataolist viimaste aastate jooksul selles Euroopa piirkonnas. See uudis kahjustab Teherani mainet ajal, mil režiimi süüdistatakse juba niigi selles, et nad otsivad raha igal võimalikul viisil, et toetada oma mõjuvõimu, relvarühmitusi ja repressioone. Reza Pahlavi, Iraani opositsiooni juht eksiilis, kasutas olukorra pingestumist ära, et süüdistada režiimi Iraani rahva uude kriisi tõmbamises. Ta väitis, et Islamivabariik kasutab iraanlaste elu tööriistana, et eksportida terrorit, sõda ja ebastabiilsust. Kriitika tabab probleemi poliitilist tuuma. Iraani rahvas maksab hinda samal ajal, kui revolutsiooni kaardivägi püüab oma võimu päästa välisrünnakute, sisemise repressiooni ja propagandaga. See Pahlavi ütlus rõhutab ka üht olulist järeldust Trumpi jaoks. Probleem pole ainult raketi või droonirünnakute voor. Probleem on struktuuris, mis kasutab Hezbollat, Hutisid, Iraagi relvarühmitusi, survet Hormuzi väinas ja tuumaläbirääkimisi kui ühe ja sama väljapressimise osi. Valge Maja vaatab sellele olukorrale ja mõistab, et nõrk kokkulepe ostaks vaid mõned kuud vaikust, kuni režiim naaseb relvastatuma, paremini rahastatuna ja julgemana. Mina olen Milson Alves, Globaal rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like ja telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.